Nii lapsed, kes meil täna külas on? Väga meeldib just nimelt ja tere tulemast meie kooli Kohila gümnaasiumisse. Mis tunnen olla koolis, meie koolis, sa oled käinud küll mõisa koolis, kus sul lapsed õpivad, aga mis tunnen olla täna siis selles suures koolis? Väga suur kool teil, tundub väga äge atmosfäär, rõõmu palju. Ma ise olen Saaremaalt pärit ja ma ise käisin ka kusjuures väikses koolis, meil oli seal äkki 200-250 õpilast. Isegi kunagi käisin meil samamoodi külas, olin ka siuke, jooksin püsti laualt läbi ja Marko käis meil rääkimas, kuidas päris olümpiasportlased oma asju teevad, et oli samamoodi äge oli kuulata ja kindlasti omamoodi elamus. Just siin laua peal on kiiver. Kas sa tulid sellega maailmameistri? Jah, see on kusjuures seesama originaalkiiver 2019. aastast, et see on ainuke ja eks ma teda ikka hoian. Absoluutselt. Nii, ja ma alustan siis küsimustega ja kolmas B, tõstke käed püsti, kes on kolmas B. Vaat, nüüd ma loen teie küsimust. Miks sa ei sõida enam? Miks ma ei sõida enam? Kusjuures päris hea küsimus. Ma arvan, et ma ei ole isegi suutnud seda siiani lõpuni lahti mõtestada. Et eks seal põhjuseid on alati palju. Sport on väga nõudlik ja kindlasti ütleme, et mis kõik telekast paistab ja internetis paistab, on see puhas lõbu ja rõõm, aga mis tegelikult selleks teha tuleb, et seda taset hoida, tasemel olla, et alati võidu peale sõita ja lõpuks ennast ka rahuldada, siis selleks tuleb väga palju vaeva ja pingutada ja ohverdusi tuua, et kuna minul on ka 2 muidilast kodus, kes kasvavad väga kiiresti, siis eks see kogu minu tippsportlase periood on möödunud sellel hetkel, kui siis minu lapsed on praegu siis esimesed 10 aastat läbi teinud ja eks see kõik on läinud kiiresti ja eks minu jaoks on ka palju võib-olla nägemata jäänud, et siis ma otsustasin, et ma võtaks väikse perioodi, kus saaks natuke ka ühist aega veeta. Järgmine küsimus, kas sa oled avariis olnud? Ja mitte vähe. Oma jagu, et eks põrutada on ikka elu jooksul saadud palju, et eks see käib muidugi spordiga kaasas ja mida rohkem piire kompats, eks seda rohkem vaesega pihta saada. Mis oli sinu esimene ralliauto? Minu esimene ralliauto oli Volkswagen. Kui vanad olite või teil tekkis huvi ralli vastu? Ma kardan, et ma isegi ei mäleta seda vanust, aga eks tehnika vastu huvi on mul, ma arvan, sellest hetkest, kui ma suutsin ise võib-olla mõtlema hakata või siis jalad kandma hakkasid, et nii palju, kui ma ise enda ajaloo kohta lugenud olen, mis mu vanemad on rääkinud, siis ma olen juba 2-3 aastaselt hakkasin kartautoga natukene sõitma seal kodus ja kuna minu vanaisa oli siis meil kohaliku kolhoosi või siis too aeg nagu töökoja direktor ja isa oli mehaanik, eks meil seda tehnikat liikus palju, et sellised traktorid, autod, siis mulle ehitati kart, sain sellega sõita, et eks tehnika on kuidagi minu jaoks nagu tavapärane, et oli alati olemas ja käepärast ja kuna meil too aeg internetti ei olnud, telefone ei olnud, siis see oli siis meie rõõm, et pigem oli vastupidi, et raske oli õhtuti meid tuppa saada, kuna seda tegevust oli väljas nii palju. Nüüd on vastupidi, jah. Mis on teie lemmik automark? Lemmik automark? Väga-väga keeruline küsimus. Jah, kuna ma antud hetkel töötan Toyotale, siis ma arvan, et see poliitiline vastus on Toyota. Kas sa oled rõõmus, et sa oled kuulus? Ja mis tunne on olla väga kuulus? Kusjuures, kui aus olla, siis see kuulsus on üks põhjus, ma arvan, miks ma ei soovi ka väga aktiivne hetkel olla, et minu jaoks kuulsus on võib-olla natukene vastupidi efekt, kui võiks arvata. See kuulsus toob kaasa palju tähelepanu toob kaasa, aga mingil määral vahest võib-olla
probleeme kui selliseid, et igat oma sammu, isegi kas või räägime restoranis, poes käies, sõpradega vahest tahaks olla, siis alati kõik panevad kõike tähele ja täna seda sotsiaalset keskkonda teades, siis kõik ju alati tahavad rääkida, mis ta sõi, mis ta ostis, mis ta jõi, mis ta tegi, mis ta rääkis, et selles suhtes, kui on palju kuulsust ja palju tähelepanu, siis peab väga kontrollima, kuidas sa käitud, kus sa käid, kellega sa räägid, et see kindlasti mingil määral ikkagi võib-olla pärsib siis elu kvaliteeti, et ega ta lihtne ei ole. Mis aastal ja mis ralli sulle kõige rohkem meeldis? Mul on alati meeldinud väga Soome ralli, ma arvan, et see on üldse kogu Skandinaavia on rajoon, kust võib-olla siis ralli pärineb algupärast ja ralli on seal alati väga kuulus olnud ja aga need teed on nagu ralli sõitmiseks väga head, et eks nad on kindlasti väga väljakutsuvad, kui seal hästi välja ei tule, siis seal võib kindlasti palju raputada saada ja pihta saada, aga samas kui hästi välja tuleb, siis kindlasti nauding on selle suurem, nagu ikka spordis. Miks sulle meeldib sõita? Küllap see on ainuke asi, mida ma oskan hästi teha elus. et jah, võib-olla kui oleks koolis agaram olnud, võib-olla oleks olnud ka võimalust midagi muud hästi teha, aga see oli kuidagi minu kutsumus algusest peale ja ma tundsin, et võib-olla see on miskit, kus ma siis suudan siis kuidagi endast parimat anda ja see on midagi, mille nimel ma olin nõus kõigest loobuma ja täielikult pühenduma. Eks pühendumine alati on mingil määral väljakutse, eks need ju igasugu nii-öelda huvitavaid kõrvaltegevusi on nii palju, aga kuidagi ikkagi ka lapsepõlves ma üldiselt suutsin ka koolivaheaegadel minna sinna garaaži ja olla isale abiks ja toimetada ja ma arvan, et see kõik oli seda väärt, et kindlasti, nagu ma ütlesin, et see ohverdus oli suur, sõpradega aega oli vähe, aga samas jah, ma täna olen kindlasti rahulik. Ma mäletan tegelikult seda hetke väga hästi, kui me 2019 tulin maailmameistriks ja see oli nagu, ma räägin, ma arvan, sellisest vanusest saati, see oli minu elu unistus ja tol hetkel, kui see täitus, siis kusjuures raske oli nimetada seda õnneks, aga see oli kuidagi väga tühi tunne, kuna see on nagu lapsepõlve unistus, mis üks hetk sai tehtud ja siis enam ei osanud ette võita, aga mis järgmiseks elus. Et jah, see oli midagi, mida isegi ei oska kirjeldada. Kas sulle jalgrattaga meeldib sõita? Ikka meeldib jalgrattaga sõita, kellelgi jalgrattaga meeldib sõita. Kas sul on koer või kass? Mul on mõlemad, mul on 2 kassi ja 1 koer. Ma olen üsna loomainimene, kui aus olla, et meil on kassid, koerad, meil on hobused, et meil on jänes, siis meil metsas elab ilves, meil on hoovi peal tihti hommikuti on kitsed, et jah, ma arvan, et siin maal elades on kindlasti üks kõige suuremaid rõõme, kuidas loodus elab sinu ümber oma elu ja tegelikult seda kõike on äge vaadata. Kas sa oled oma tütre hobusega ratsutanud? Tütre hobusega ei ole ratsutanud, ma arvan, et see hobune tunneb väga hästi ära oma seljas, kas see inimene seal seljas oskab ratsutada või ei oska, et ma arvan, et see minusugust algajat ei ole mõtet sinna selga panna, aga ma olen hobusega ratsutanud, aga sporthobust ma hetkel veel ei julge proovida. Nii, järgmine küsimus, mis oli sinu lemmik multifilm noorena? Suht lihtne tegelikult, mulle väga meeldis Tom and Jerry, et vaatasin tihti ja hommikuti enne kooli tulekut, see juba hakkas seal 6:30, ma mäletan, hakkas peale ja siis isegi tasus vahest varem ärgata, et uusi osi näha. Seesama need, kuidas on koomiksid siis, mis on olid, et neid oli mul jah, kõik hooajad, kõik osad olid hooajad kokku kogutud ja olid olemas. Teile meeldib Tom and Jerry? No, isegi veel tead. Teine see, tõstke palun käed püsti. Nii, nüüd tulevad teile küsimused, tegin valikusi. Mis oli see auto number, millega tulis maailmast? Number 8, see on mul siiamaani.
kui ma kunagi Toyotasse läksin, siis algselt see sattus mul täiesti juhuslikult. Ja siis vahepeal esimest aastat tuli koht, kus tuli edasiseks järgmiseks hooajaks siis ise numbrid valida ja too hooaeg siis, kuna ma olin Jaapani meeskonnas, siis sealt mulle soovitati, et see on Jaapanis nii-öelda õnnenumber, kuna ta on lõpmatu just ja siis ma otsustasingi selle numbri endale. Mis on su lemmiktegevus vabal ajal? Mulle meeldib teha õuetöid, kodus mul on traktor ja siis mul on seal hunnik maad, mida harida ja hooldada. Ja siis nagu ma ennem rääkisin ka omajagu loomi, et jah, värskes õhus toimetamine, kusjuures mulle väga sobib, et see on niisugune, isegi vahest ei ole füüsilist treeningut või midagi niisugune kergelt lõõgastav, aga samas viib mõtted eemale ja nõuab siis nii-öelda omajagu teistmoodi keskendumist, jah, väga mõnus tegevus. Mis on su elu kõige parem päev? Ma tahaks uskuda, et üks päev on see MM-tiitel, millest ma just ennem rääkisin oma lapsepõlve unistuse täitmisest, aga ma arvan, et võib-olla üks kõige erilisemaid kindlasti on ka esimese lapse sünd, et see kuidagi oli ka niisugune esimene jalajälg minu elus, mis kindlasti muutis nagu edasist siis ellu suhtumist. Kui sul oleks võimalik ise valida, kus sõita rallit, siis mis koht ja paik see oleks? Ma arvan ikkagi Soome on see koht, kus ma väga naudin. Ja küsimus, millega tegelevad sinu lapsed, kes sõidavad ka rallit? Õnneks mitte. Et eks ta on väga kulukas hobi, et tütar ratsutab ja poiss mängib jalgpalli. Koila püsivuses, jah. Teil siin omad ka poisid on tal satsis, see on nagu täitsa tuttavad näod. Kas sa oled kunagi Vembu-Tembumaal käinud? Olen Vembu-Tembumaal käinud. Vembu-Tembumaal on kusjuures äge lugu. Ma arvan, et me käisin seal võib-olla juba 25-30 aastat tagasi, kui see alguses tuli. Magasime öösel telgis siin, hommikul tulime välja ja siin mitte kaugel telgis nägime karujälge, ehk öösel oli külas käinud, täitsa siuke põnev lugu, saarlased vaata karust ei tea seal midagi. Kas sulle meeldivad lõbustuspargid? Lapsena kindlasti meeldisid rohkem, ma arvan, et see lastele väga meeldib. Mitu korda oled saanud seista poodiumi kõrgema astme? Hea küsimus, ma peaks olema üle 20 korra äkki või maailmameistrivõistlustel. Nii autos. Mis aastal sa sündinud? 87. Mitu korda sa oled Ronaldot näinud isiklikult? Ei olegi näinud. Nii, kolmas see, kus on kolmas see? Vaatmegi kärbist. Nii, teie küsimusest. Kui vanalt oli selge, et sinust saab rallis? Ega see ei olnudki kunagi selge. Kunagi oli väike arutelu koolis, kus klassijuhataja üritas mind ikka väga motiveerida, et koolis tuleks paremini õppida ja selle peale ma ütlesin, et minust saab rallisõitja, ei ole lugu. aga jah, arusaadaval põhjusel siis tegelikult ikkagi tuleks koolis hästi teha ja eks minu rallisõidu üks motivaatoreid oli ka kodus see, et selleks, et rallit sõita peavad koolis hinded korras olema ja eks ta ka nii tuli, aga kuna õpetaja tol hetkel ütles mulle, et rallisõit kunagi sinu tööks ei saa, et nii hästi see nüüd ka minema ei hakka ja siis see kuidagi motiveeris mind eriti tegelema selle rallisõiduga, et tõestada, et tegelikult on kõik võimalik. Mis automargiga sa sõidad? Hetkel ma sõidan Toyotaga. Mis on su auto kõige suurem kiirus? Ralliautod on 200 maksimum. Kas sa tead, mitu karikat sul kodus? Ei tea. Kas varem oleks küsida, mis riigis maailma jaos sa pole käinud? Paljudes riikides siis oled käinud? Jah, maailmas on palju reisitud, ma arvan, et maailma jagudes olen ma kõigis käinud.
jah, nii ma ei oskagi öelda, eks ju lennates ümber maakera, siis ikkagi vähemalt lennujaama saab igal pool kas või siis ümberistumises kasutatud, et ma usun, et on üsna mitu tiiru peale tehtud. Mida sa oskad veel peale rallis? Eks see ongi see küsimus, et mis tasemel midagi osata. Jah, kindlasti oskan hobuse sõnnikut visata. Nii, kolmas A. Küsin nüüd teie küsimusi. Nii, sellest sa rääkisid, et siin häiritud kilpi teha. Kas sa teed mingit sporti peale ralli? Kui jah, siis mis sport teed? Eks liigutame ikka ennast peab, nagu me ennem rääkisime, kas sulle meeldib rattaga sõitla, siis on tegelikult üks tegevus, mida ma siin ikka vahest käin tegemas ümber Kohila sõitmas. Üldiselt käin ikka jõusaalis võimlemas natukene siit ja sealt, siis olen hakanud käima rohkem boksimas, ma olen niisugune hea üldfüüsiline, natuke kiirem tegevus, squashi mängime ja siis siin staadioni peal või vahest metsas jooksmas ja nii edasi. Et üks üldiselt üritame hoida võimalikult mitmekesisena, et natukene kõike, kuna ralli on nii üldine spordiala, siis üldfüüsis ja pigem stabiilsus, et mitte väga ühekülgseid asju, vaid natuke kõike. Miks sa vahetasid Toyota tiimi Hyundai tiimi vastu? Eks tol hetkel oli poliitiline olukord lihtsalt selline, et kahjuks täna on nii, kus poliitika ja sport käivad käsikäes. Mis sinu arvates kõige halvem auto? Kõige halvem auto? Kõige halvem auto on see, mis ei sõida nagu auto. Kas sa autoga sõites karjud ka vahel? Ikka tuleb ette, ma kardan, jah. Võib-olla mitte nii väga igapäevaliikluses, aga seal sporti tehes vahest, kui ikka veri vemmeldama lööb ja emotsioonid laes on, siis võib igasugu asju teha, mida isegi ei mõtle. Mis on sinu lemmikauto? Minu lemmikauto on ikka see Tiiti auto, see on õnneks mul kodus ka, et Toyota kinkis selle mulle ja teda ma hoian seal koos oma kiirigi. Mis oli koolis sinu lemmiktund ja miks? Kusjuures ma arvan, minu lemmiktund oli füüsika, et ka midagi sellist huvitavat ja loogilist ja mis käib ka meie erialaga kokku, et jah, see oli omajagu keeruline, aga tegelikult siuke äge väljakutse. Nii, lapsed, kas on tekkinud veel endal mingeid küsimusi juurde näiteks? Tahab keegi küsida? Küsi, tule käsi püsti. Ja, sa jalgamaks. Ei taha, võib põida. Kes tahab? Küsi sina. Jah. Mul läheb täitsa hästi, aitäh. Ja sina? Mul on mõlemad. Nii sina? Jah, ma arvan küll. Must. Sina poiss seal rohelise T-särgiga. Sina jah? Kas mu kassid? Kardavad, et ja ma usun küll, tavaliselt ikka, kui pesta tahad neid tegema, siis õnnelikult õnne. Nii, tagant selle poistel on käed püsti. Sina on sinise särg, sina jah? Jaa, sina jah? Läks meelest? Kui palju kordi oled sa Toyotaga sõitnud? Ma sõitsin Toyotaga 2 aastat muidu. Nii sina? Mu lemmikfilm. See on küll hea küsimus. Ma isegi lemmikfilmi ei oska öelda, ma viimati vaatasin seda Kung Fu Panda 3 nüüd laupäevatel lastega koos. Väga äge film oli. Nii sa tagasi, selle sinise särgi, ja seda, kes vaatasid tagasi. Kas oled kedagi üle sõitnud? Üle sõitnud? Ei, üle otseselt ei ole sõitnud kellegi seal. Nii sina? Jah. Poja on ka number 8. Seda sa tead ka?
sina jah? mitu korda kraavi sõitnud? korduvalt, ikka väga mitu korda. nii, sina? mitu autot ma oman? ei, mitu korda sa oled esimese koha saanud? Marko ütles ennem 22 korda oli fakt. nii, kuulge, nüüd viimane küsimus ja siis me teeme pilti ja kirjutame auto ja otsime auto. nii, mis sina? Labrador. mis koer on labrador? nii, aitäh ja kas nüüd teeme pilti?